palju õnne tänase võidu puhul, mis sa arvad, mis oli tänase mängu võti? Ja ma ei teagi, mis on nagu mängu võti oli, et me rohkem oleks pidanud pingutama, et see ei olnud kõige parem mäng tegelikult. Võitsime küll, aga see oli ikkagi suhteliselt halva poole mäng rohkem. Et kaitses me ei saanud hakkama, ründes olime suhteliselt tugevad ikkagi. Tänases mängust, mis võiks siis miinuspoolele ja mis plusspoolele panna? No plusspoolel võiks ikkagi olla see, et kiirrünnakud ja asjad me suutsime suhteliselt kindlalt ära panna. Aga miinuseks on ikkagi kindlalt see, et kaitses oli meil väga halvasti võtsime. Et lasime palju läbi lõigata ja korvi alt tulid ka väiksed lollid vead. Kuidas jäid rahule enda panusega täna? No mängu alguses punkte ja asju sai pandud, aga niisugused lollid vead tegin ja see sai saatuslikuks viimase veerandi, ma ei saanud mängida enam. Kuidas üldse oled rahul tänavuse võistkonna esinemisega? No, suhteliselt tubli ja kõik on nagu kaotusi pole veel tulnud, et nüüd on 10 võitu olnud ja 0 kaotus ja minul läheb endal järjest paremini. Mina olen esimest hooaega nagu selle võistkonnaga koos. Et ma pole varem nendega koos mänginud ja ma saan kombinatsioonid ja asjad saan alles selgeks. Ja eelmine nädal vahetus läks mul väga hästi mängudega. Olin resultatiivsem mäng ja ühes mängus. Kus kohast sa oled siia klubisse tulnud? Ma kõigepealt ma käisin Salvas kunagi, aga seal ma nagu ei õppinud midagi, see oli väga nõrk, ütleme nii. Siis ma olin veel noor ja kõik. Siis ma läks Salva ja Rokkokku, siis ma lõpetasin Kossu ära. Ja nüüd eelmine aasta ma tulin tagasi siis Kossu. Treener on mind juba mitu aastat taga otsinud. Millised sul endal korvpallurina ambitsioonid on? Praegu ma loodan, et ma saaks Eesti koondises korralikult mängida ja siis ka võib-olla välismaale.